Mina olen isegi tundnud just seda, et ma olen sekretärile lasknud ekstra kirjavead sisse teha teksti, et kodanikud kelle juurde ma lähen oleks mida parandada. Tema teab. Valmistatud dokumentatsioon, tähendab diplomaatiline dokumentatsioon nimelt tunnustamiseks, tähendab peale Ameerikat või see informatsioon läks kohe presidendil, et mingi positsioon selles mõttes on väga ühene, tähendab ma sain rääkidest nende meestega tähendab tunned ja tead neid ja siis sai ära öelnud, nii et nende poolt on tähendab on valmis, aga te mõistate ise, et see on töötase. Ja ma saan aru, muidugi just. Kas võiks praegu arvata, et tasub meie iseseisvuse küsimust hääletusele panna siin kongressil? Mina olen seisukohal ja äsja sai siin mõni minut tagasi ette võetud ka mõned arvestatavad sammud selleks, et me läheksime praegu seda teed, et liidu president Mihhail Gorbatšov kirjutaks vastava seaduse alla, milleks on tal täielik konstitutsiooniline õigus, sest nii palju, kui ma olen kohtunud väga erinevatest piirkondadest saadikutega, need, kes töötavad ka sekretariaadis, nad ütlevad selgelt, et teie küsimus on otsustatud, aga teatud mõttes oleks võib-olla Nõukogude Liidule ja Venemaale äkki seda propagandistlikku sammu tarvis. Ja see on nüüd küsimus, mis ilmselt lahendub tänase või homse päeva jooksul, ma loodan, kuid mina isiklikult eelistaksin seda varianti, et Gorbatšov kirjutab lihtsalt ukaasi ja ongi kõik. Mis toimub sekretariaadis praegu? Sekretariaadis on võrreldes kõikide eelnevate kongressidega üsna igav. Ei ole eriti saadiku pöördumisi, kodanikud ei pöördu ja kõigil tundub, et asi on selge, et see kongress tuleb laiali saada. Ühene, tähendab ma sain rääkidest nende meestega tähendab tunned ja tead neid ja siis sai ära öelnud, nii et nende poolt on tähendab on valmis, aga te mõistate ise, et see on töötase. Ja ma saan aru, muidugi just.
võiks praegu arvata, et tasub meie iseseisvuse küsimust hääletusele panna siin kongressil? Mina olen seisukohal ja äsja sai siin mõni minut tagasi ette võetud ka mõned arvestatavad sammud selleks, et me läheksime praegu seda teed, et liidu president Mihhail Gorbatšov kirjutaks vastava seaduse alla, milleks on tal täielik konstitutsiooniline õigus, sest nii palju, kui ma olen kohtunud väga erinevatest piirkondadest saadikutega, need, kes töötavad ka sekretäriaadis, nad ütlevad selgelt, et teie küsimus on otsustatud, aga teatud mõttes oleks võib-olla Nõukogude Liidule ja Venemaale äkki seda propagandistlikku sammu tarvis. Ja see on nüüd küsimus, mis ilmselt lahendub tänase või homse päeva jooksul, ma loodan, kuid mina isiklikult eelistaksin seda varianti, et Gorbatšov kirjutab lihtsalt ukaasi ja ongi kõik. Mis toimub sekretäriaadis praegu? Sekretäriaadis on võrreldes kõikide eelnevate kongressidega üsna igav. Ei ole eriti saadiku pöördumisi, kodanikud ei pöördu ja kõigil tundub, et asi on selge, et see kongress tuleb laiali saada. Presidendil mingi positsioon selles mõttes on väga ühene, tähendab, ma sain rääkidest nende meestega tähendab, tunned ja tead neid ja siis sai ära öeldud, nii et nende poolt on tähendab, on valmis, aga te mõistate ise, et see on töötase. Ja ma saan aru, muidugi just. Kas võiks praegu arvata, et tasub meie iseseisvuse küsimust hääletusele panna siin kongressil? Mina olen seisukohal ja äsja sai siin mõni minut tagasi ette võetud ka mõned arvestatavad sammud selleks, et me läheksime praegu seda teed, et liidu president Mihhail Gorbatšov kirjutaks vastava seaduse alla, milleks on tal täielik konstitutsiooniline õigus, sest nii palju, kui ma olen kohtunud väga erinevatest piirkondadest saadikutega, need, kes töötavad ka sekretäriaadis, nad ütlevad selgelt, et teie küsimus on otsustatud, aga teatud mõttes oleks võib-olla Nõukogude Liidule ja Venemaale äkki seda propagandistlikku sammu tarvis. Ja see on nüüd küsimus, mis ilmselt lahendub tänase või homse päeva jooksul, ma loodan, kuid mina isiklikult eelistaksin seda varianti, et Gorbatšov kirjutab lihtsalt ukaasi ja ongi kõik. Mis toimub sekretäriaadis praegu? Sekretäriaadis on võrreldes kõikide eelnevate kongressidega üsna igav. Ei ole eriti saadiku pöördumisi, kodanikud ei pöördu ja kõigil tundub, et asi on selge, et see kongress tuleb laiali saada.